kaua kui sa saad. Ega iga päev ei saa. Pani Niina. Ta pritis mind ka. Vahetasin just vee ära selles suhtes, et ta jõub puhast vett ikka. Huvitav või? Tundub, et on. Aga ta ei tee midagi talle. Paljud inimesed, kes mulle külla tulevad, siis alati on see küsimus, et kas ta kala ära ei söö või? Nagu näha, siis mitte. No tšau. Täna on esmaspäev ja uus töönädal algas. Mul oli täna töö juures taseme tõstmine. See tähendab siis seda, et kui ma käin ja õpin teises osakonnas mingit tööd, siis ma pean teatud asju ka teadma. Ning kui ma selle ära õpin, siis tuleb eksam. Suuline eksam, no natuke praktilist osa on ka. Ja siis Tallinnast tuleb üks tädi, vahepeal 2. Ja siis ta küsib mu käest igast küsimusi, et teada saada, kas ma ikka tean sellel alal kõike ning kui teile sobivad mu vastused ja ma tean piisavalt, siis mul on tase läbitud. Ehk ma saan sellega endale natuke palka juurde. Mul on juba teine tase. Kõigepealt on 0 tase. Kui tööle lähed täitsa, siis on 0 tase. Ning ma olen juba esimese taseme ära teinud ja nüüd täna tegin ka teise. Ja 3 taset on üldse olemas. Aga 3. ma ei julge teha. See on liiga hull. Täna juba narveerisin päev otsa. Mina olin kõige viimane inimene, kes siis seda eksamit tegi. Ja ma läksin kell 7 juba tööle ja ma terve päev kõhus oli nii halb. Ja ma ei suutnud olla. Siis ma käisin ühe juures, teise juures küsisin, et mis ta küsida võib. Ja vaata, inimesed, kes kauem on olnud, need peaks teadma paremini, nagu, mis ta umbes küsida võib. Ja siis kõik olid toredad ja aitasid mind ja nüüd on mul see tase tehtud. Nüüd saan jälle rohkem raha. Saan soovile rohkem mänguasja osta. Aga ma tahan veel öelda, et teie, kes te vaatate mu videosid kogu aeg, te olete nii toredad. Te teete nii palju häid kommentaare ja isegi kirjutatakse mulle Facebooki nagu... Ma lihtsalt ei saa aru, ma olen nii palju häid inimesi. Ja ma ei uskunud tegelikult, et Eestis veel nagu nii palju häid inimesi on selles suhtes, et tavaliselt on eestlased ikka siuksed pessimistlikud ja natuke kipuvad negatiivsed olema, nii palju kui mina olen näinud. See on nii lahe, kuidas inimesed võtavad aega ja vaevavad mulle lihtsalt kirjutama pikalt ja laialt, et neile meeldivad minu videod ja see, mis ma teen, see on nagu... Mul täna päev otsa lihtsalt oli naeratus näol ja ma olin nii õnnelik. Aga samas, kui ma natuke narveerisin selle pärast, ma pidin taset tegema, tõstma täna ja... Aga samas, kui ma hakkasin jälle mõtlema selle peale, kui head mu vaatajad on, siis ma mingi... Süda läheb soojaks, ausalt. Nii lahe. Nii lahe, et teile meeldib see, mis ma teen ja nii lahe, et teie lahedad olete. Kõik on lahe. Tulin töölt ja vaatasin postkastis, et soovil oli see mänguasi tulnud. Ma AliExpressist tellisin. Aga need ei püsi üldse. Talle väga meeldib see, et mulle tundub. Kui see püsiks seal. Hõõrdub vastu seda. Näe. Mõttetu. Nojah, siis. No see hiir talle meeldib iseenesest. Aga ta ei püsi seina peal. Nüüd ma lõikasin selle otsa ära ja nüüd ta mängib selle hiirekesega siis. Näed. Ei olnudki kasutuost. Niimoodi juhtub, kui šokolaadi voodis süüa. Teadsin, et üks šokolaad oli kuskil mul veel. Ma tükk aega otsin seda. Ja nüüd tulin püsti ja vaatasin, et midagi oli maha kukkunud mu peepu küljest. Tohi voodis süüa. Ostsin endale uue tolmuimeja. No ma pidin ostma lihtsalt. Ma ei saanud teda sinna poodi jätta. Tegelikult on sellest kõigest süüdi Margit. Tema on alati see, kes paneb mulle mõtteid pähe. Ma nagu... Vaataks seda. Kas see sinu uus kodu nüüd või? Tema ostab alati endale midagi, siis ma pean alati ka ostma seda sama. Ma ei tee seda nagu teadlikult, aga ikkagi ma ostan need samad asjad, mis temagi. Kõigepealt algas kõik sellega, kui Margit sai endale kassi.
siis ta näitas, kui nunnu kiisu tal on ja siis ta hakkas rääkima, et sa pead ka ikka võtma ja niimoodi. No naljaga selles suhtes. Aga ikkagi mina võtsin pärast tõsiselt seda. Võtsin endale soovi. Selle väikse nunnu seal, kes mängib selle kastiga. Ma arvan, et seda kasti ma küll ei tohi kunagi ära visata. Ta on liiga lõbus seal. Mingi asi oli veel, mida Margit ostis nagu ja mina pidin ka kohe saama. Ma ei mäleta. Kunagi meelde tuleb, siis ma ütlen. Mingi asi oli. Kaamera. Seesama kaamera. Tegelikult, kaamerat ma tahtsin juba väga-väga ammu. Ma tahtsin ise nagu samamoodi videosid tegema hakata, nagu ma teen. Aga see sattus jällegi kuidagi sellele ajale, et kui Margit ostis kaamera, siis mina ostsin ka kohe pärast seda. No Margit vaata hakkas uurima, nagu palju need kaamerad maksavad ja mis soodustused on ja nii. Ja siis andis mulle ka teada. Siis ta teadis, mina tahan ka kaamerat. Ja siis nagu mul sattus kuidagi seesama kaamera hea soodsa hinnaga kätte. Ja ma ostsin ära. Ja siis Toni alati räägib, et mida sa ahvid sest Margitist kogu aeg, et ostad kõike sama, mis tema on. Aga nüüd satub niimoodi. Ja nüüd see tolmuimeja. Just käisin Margiti juures üks päev, ta näitas, kui uhke ja vinge tolmuimeja tal on, et ei pea juhtmega jändama ja nii edasi. Ja siis ma nägin nüüd täna Prismas seda, see soodustusega. Ja pluss veel mina sain mingi protsendi alla ka oma töötaja soodustust ja mõtlesin, et no kurat, ma pean selle ära ostma. No ma ei saa, ma pidin lihtsalt. Pidasin ta koju nüüd niimoodi pakikal rattal ja manik ilgahv, ma ei tea. Mis järgmiseks? Mis see järgmine asi on, mida ma Margitilt nii-öelda varastan siis? Su võime on siuke nägu ka peas, et I'm so fancy. Nüüd ju ma ilusad rootsasid küsisin. Oled fancy või? Täna lõpuks reede! Ma ei jõudnud seda ära oodata, ma terve nädal ootasin seda. Ja mul tõb õde külla. Teeme väikse tüdrukute õhtu. Me ei ole varem niimoodi koos olnud, niimoodi nagu minu kodus. Ma olen tema juures käinud, aga tema minu juures ei ole. Kunagi on ikka esimene kord. Gentleman. Ma olen nii väsi muideks, aga see, et täna reede on, see annab nii palju energiat juurde. Et me ei pea tööle minema. Teeme Liinaga tortillasid siis, kui ta tuleb. Praegu praen hakkaliha. Koristasin oma uue tolmuimejaga. Nii, käisin nüüd pesus ära, koristasin ära. Ja nüüd tuli mul õde külla. Ja nüüd istub siin kogu nunnu. Siis me käisime poest temaga. Ja siis ma vahepeal mõtlesin, et mina nägin siuke välja, siis tema nägi selline välja, nagu tema näeb on ja siis mõtlesin, et äkki inimesed mõtlevad, et ta maksis või mina maksin talle, et ta minuga koos oleks, vaata. Ma loodan, et ei mõelnud nii. Siis tegime tortillasid, sõime neid ja ostsime palju snäkki õhtuks. Ja nüüd natuke jahutame selle puhuriga ennast siin. Ma ei näitanud teile, kui palju pildiraame ma ostsin. Kui te tahate, te võite ka minna Prismasse 50 senti tükk. Kaasa arvatud need. Nüüd ostsin 2 tükki. No ma ei tea, kuhu ma need panen, aga vähemalt mul nad on. Ja me nüüd siis jutustame edasi ja ma arvan, ma teen ennast korda ka veits. Siis on nagu... No siis ta vähemalt saab mulle nagu otsa vaadata nagu inimesel ikkagi. Tegin vähe normaalsemaks inimeseks ennast nüüd. Tegin natuke veits meiki ja... Tegime selle ilusa vaagma siin. Nüüd hakkame näksima ja kilod tulevad ja... Vahepeal ikka võib. Kuulame vahepeal muusikat siin ja vaikselt ja räägime juttu ja vist lähme võib-olla öises linnatänavates jalutama ka. Vaatab veel. Täna on laupäeva hommik ja me mõtlesime aega, et me teeme ühte challenge'it. Ma ei tea tegelikult, kas seda saab challenge'iks nimetada, aga teeme ühe video teile. Ühesõnaga. Ja nüüd ma lähengi tema juurde. Siis me käime poes, ostame vajalikku asja, ühe asja. Ja siis lähme vaatame, kus me seda teha saame. Me peame seda väljast tegema selles suhtes. Aga nüüd ma pean jälle rattaga sinna väntama. Jõudsin nüüd õe juurde ja lähme nüüd kõnnime mingis... Ja vaatame kirbuturul. Äkki on midagi head. Siis käime poes. Ostame vajalikud asjad. Tegelikult ainult asja. Ja siis otsime kohta, kus
kus seda videot teha, nagu siis vaepoeg on ka seal, Karel. Oleme juba 2 poes käinud ja ei leia siukest, nagu meil vaja on. Üheski poes ei ole seda. Ja me ostsime jäätist vähemalt siis. Ja nüüd me käime veel Maximas ka. Ja kui seal ka ei ole, siis see tähendab seda, et me ei pea seda tegema. Ju siis ei ole niimoodi mõeldud. Nüüd käisime 3. poes ka ära ja okei, ma ütlen ära, mis me tahtsime teha. Me tahtsime teha seda värki, kus pannakse arbuusile hästi palju neid kumme. Ja kui on mingi, ma ei tea, kui palju seal neid kumme peab koos olema, et see lõpuks siis plahvataks. Aga noh, kuna igas poes olid nagu nii suured arbuusid ja ühes poes ei olnud üldse nagu terved arbuuse, vaid olid poolikud. Ja meil on kummid nagu liiga väiksed. Nii et me ei saanudki nüüd teha. Kummid on liiga väiksed, arbuus on liiga suur. Nii et jääb ära ja I will give up, na na na, let me love you, let me love you, let me love you, let me love you. Koritsin täna juba, täna on peapäev muidu. Koritsin juba ja ruttu nagu usalma hakkab. Nüüd ma otsin pilte nendele pildiraamidele. Nii, siin on siis minu pildid, mis ma valisin. Tegelikult mul erilist valikut ei olnud, sest need kõik pildid on suhteliselt vanad. Aga jah, sellised nad on. Ja nüüd ma tahaks nad sinna seina peale panna. Ma ei tea, kuidas panna neid sinna, sest neil mitte ühelgi ei ole seda seina kinnitust. Kõik on laua peale mõeldud. Ja siin on meie lahinguplats. Vaata, kui vihane ta on. Sava käib. Vaadake, kui palju seda on. Täiesti lõpp. Põhimõtteliselt, kui ma selle kokku paneks, siis sama palju ma umbes saan iga päev, kui ma tolmuimega ka imen. Nüüd selle uue tolmuimega ongi hea asi see, et iga kord, kui ma ära imen, siis ma pean ju selle ära tühjendama. Ja siis ma näen nagu, kui palju mustust mul tuleb kodus ühest korrast. Tegelikult nagu prahti ja sellist seal ei olegi, seal lihtsalt ongi karvad. Väga vähem prahti. Praht on siuke, vaata, need kassi liivatükid soovi veab nagu tuppa laiali. Ainult need enamus on karvad. Ja iga päev, kui ma tõmban, ma olen pärast seda, kui ma tolmuimega sain, iga päev tõmmanud, vahest isegi mitu korda, et näha nagu, kui palju tegelikult neid karvu siis tuppa tuleb päeva jooksul. Ma ei tea, mida teha enam. Neid karvu on nii palju, mul on kopsud ka karvu täis, sest ma hingan neid kogu aeg sisse. Voodi on paksud karvu täis, kõik kohad on karvu täis. Ma ei või teda ära raseerida või? Kiilaks. Nii hea läks. Ta ei oleks enam nii arvas pehme siis. Aga ma ei tea, mida teha ausalt. Huvitav, kas mingid vitamiine või asju ei ole nagu kassidele, et nagu ei laseks karval nii langeda. Zoe sain ja ta ära pesin, kui väike oli. Alguses ta ei olnud karvu. Me saime ta nendelt inimestelt, kellel ta elas väljas nagu, aga talv oli, küll -30 kraadi või hästi külm oli siis. Ma ei tea, kuidas üldse hakkama, see oli väike 2-kuune kiisu. Ja kui me ta koju tõime, siis me tahtsime muidugi ta ära pesta, sest ikka võõras kohas tulnud ja uues elanud ja niimoodi. Siis me pesime ta ära ja pärast seda hakkas tal karv nagu ta langema siis. Pärast seda siiamaani tal tuleb karvu niimoodi, et iga kord, kui ma võtan talt nagu näppude kõrnalt kasvi, siis ma näen, et tuustid lihtsalt lendavad. Aga Margiti kass, temal oli niimoodi, et mitu kuud tal ei tulnud ühtegi karva. Võib-olla üksikud tõesti vaata, nagu inimestelgi. Ja nüüd tal alles hakkas tulema, kui ta mingi, ütleme, 8-kuune või niimoodi oli. Hakkas temal ka nagu karva tulema niimoodi, kui sa näppudega võtad, siis ikka näed, et tal tuleb karva. Aga kui Zoe on terve see aeg tulnud, siis ma mõtlengi, et nagu, et millest see nagu oleneb siis ja äkki on mingeid vitamiine selle vastu, et tal karva ei tuleks. Nüüd oleks vähemalt vähem siis ta tuleb nii palju, mul tõesti nagu mul vahepeal tuleb nii suur masendus peale, vahepeal mind üldse enam ei huvitagi, mul jumala suva, las see voodi olla karvane siis, ma niikuinii neid ära ei saa, vahepeal mõtlen niimoodi, siis jällegi tunnen, kuidas hommikul ärkan ja karvad on silmas ja karvad on näos ja kogu aeg häirivad need ja siis hakkab nii halb, siis ikka mõtlen, et midagi peab tegema, siis ma võtan kummikinda ja
tõmban voodi katted kõik kummikindaga niimoodi ära, et need karvad kokku saaks ja nii palju vaeva lihtsalt peab nägema, sellepärast et lihtsalt kõik karvad on. Üks suurem põhjus, miks mulle tundub, et nii palju karvu on ka see, et mul on väike korter ja kõik need karvad, mis tal tulevad, on kõik siin ühes väikses toas. Kui mul oleks kodu, kus oleks magamistuba eraldi, siis muidugi ma oleks seal ust kinni ja ei laseks teda sinna. Ei saa talle keelata voodisse ka tulla, sest et tal niigi ei ole kuskil siin olla ja midagi teha. Laudade peale minna ei tohi, riiulite peale minna ei tohi, kapi otsa ei tohi minna, midagi ta ei tohi on ja siis tal ongi meil kõik põranda peal, siis kui ma keeraksin voodiga ära, siis ma ei tea, siis tuleks mingi jõhkram asendus, ma arvan. Ma arvan, ta praegugi on, vaesekene peab nii väikses kodus olema, mul on alati nii kahju temast. Ta peab veel natuke kannatama nagu mina. Natukene veel. Kunagi. Siis kui Tonni tuleb kaitseväest tagasi, siis saame mõlemad korralikult tööle minna ja korralikult raha teenida niimoodi, et saaks normaalse kodu. Ega selle kodul ka pole midagi viga, lihtsalt see on väike. Aga see kodu on ka väga armsaks saanud ja hästi hubane ja mõnus on see. Isegi õde jättis mulle, et talle meeldib siin olla, sest siin on nii hubane. Jah, ma koristan need karvad nüüd siit maast ära, enne kui soolin ära sööb. Tal on kombeks neid lutsutada, närida ja alla neelata. Et saaks rohkem karapalli oksendada. Jah, selline mu kodu. Arvake ära, miks mu siit märg on. Ei, ma ei lasnud alla. Miks mul tekku joob? Ja miks Jovis on nii süütu näoga, kuigi ta ei ole süütu? Mul oli seal üleval kala akvaarium. Suvi muidugi otsustas selle alla tõmmata. Kõik voodisse. Kõigepealt ma jooksin, võtsin ruttu kala. Kala oli voodi taga maas. Muideks mina ise köögis. Ma tegin süüa endale. Tema sellel ajal otsustas siis nagu pättust teha. Ja siis ma võtsin kala kõigepealt. Ja viisin ta ruttu vette, et ta ellu jääks. Ja siis ma hakkasin koristama. Ja siis ma ulgusin ja koristasin ja ulgusin ja koristasin. Tõesti lõpp, ma olin nii vihane, ma olin lihtsalt nii vihane. Ei tea, kas ta üldse ellugi jääb nüüd. No on Toni kalakene. Panin ta praegu suurde kaussi. See pesukauss või mis öeldakse, mis see on. Mul ei ole kuskil mujale panna. Kell on juba nii palju, see loomavoodi on ka juba kinni. Saan alles homme päeval minna pärast tööd. Ja jälle, nüüd läheb raha. Mille jaoks? Mille jaoks ta vaja oli? Aga sellega ma siis selle vlogi lõpetan. Lähen käin petsus ära. Ja siis hakkan seda vlogi tegema. Aga aitäh, et vaatasite. Loodan, et vaatate järgmine kord ka minu videosid. Ja ma loodan, et te panete subscribe. Sest et siis tuleb teil alati teada, kui mul uus video on üleval. Vot. Järgmises videos näeme. Tšau!